tere, armas rahvas! Täna sooviksin rääkida sellisel teemal nagu spiritism, mille Jumal on pannud mulle südamele, et ma räägiksin. See tähendab seda, et proovitakse kontakteeruda surnud inimeste vaimudega, mis tegelikult ei ole võimalik, sellepärast et mitte kunagi ei tea, kes aga kes sellist tegevust tehes võib vaimumaailmas vastas olla. Aga üks on kindel, kindlasti ei saa see olla mingi surnud inimese vaim. See on väga ohtlik teema. Õnneks mul endal sellega kokkupuuteid ei ole. See tähendab, et ma ei ole kunagi selliste asjadega tegelenud. Aga peale seda, kui ma kristlaseks sain, siis küll on mul kokkupuuteid olnud selle tegevuse tagajärgedega. Kunagi mõned aastad tagasi elasin ma paarkümmend kilomeetrit eemal ühes väikses külas ja õhtuti ma käisin jooksmas ja kogu aeg ma tundsin, et siis kui ma tegin alati iga õhtu kindlat ringi ja selle ringi peal joostes ma tundsin kogu aeg, et mul on silmad nagu kuklas ja et ma ei ole üksinda ja et keegi nagu jälgib mind. Ja see oli nagu siuke vastik ebameeldiv tunne, nagu siuke külmus ja tõsiselt ebameeldiv. Ja siis ma palvetasin selle eest ja Jumal vastas mu palvele ja ta tõi esile sellise asja, et kunagi sealsamas külas oli üks meesterahvas kaduma läinud ja sellele meesterahva perele ei andnud see rahu ja nad kutsusid selgeltnägijate saate sinna külla ja siis selgeltnägijad tegid seal igasugu erinevaid rituaale ja nii-öelda kontakteerusid ka vaimumaailmaga ja siis nad avasid portaali või siis ukse, mille kaudu hakkasid kurjad vaimud käima edasi-tagasi. Ja Jumal tõi nagu selle nii-öelda avatud ukse tõi esile ja ma palvetasin selle eest ja ta sulges selle ukse pärast seda, kui ma olin palvetanud. Ja peale seda õnneks kadusid sealt selline kurjade vaimude ligiolu või see tunnetus kadus ära ja ma sain rahulikult seal jooksmas käia. Ja ka teised inimesed rääkisid, et nad väga palju on tundnud seal sellist kurjade vaimude ligiolu niimoodi, et lausa nagu nii tugevalt, et sellest võis halb hakata. Aga õnneks Jumal nagu aitas selle probleemi lahendada või tähendab lahendaski selle probleemi ja see uks sai suletud. Ja teine kogemus oli mul kunagi elukaaslase isa juures. Me jäime tema juurde ööseks ja ma ei olnud veel päris magama jäänud, aga ma hakkasin magama jääma ja järsku ma nägin, kuidas esimesel korruselt läbi põranda sõitis liftiga üles üks kaabuga meesterahvas, kes nägi väga õudne välja. Kuigi tegelikult seal lifti ei olnud, seal oli seinad ja põrand, aga ta nii-öelda ilmus vaimus mu silmade ette ja siis ma palvetasin ka selle eest ja Jumal näitas, et kunagi, kui mu elukaaslase sugulased olid väiksed, siis nad mängisid sealsamas, kus nii-öelda mina vaimus seda meesterahvast nägin, sealsamas all oli garaaž ja nad mängisid seal garaažis oucha-lauaga ja see tähendab seda, et selle lauaga kontakteerutakse ka vaimumaailmaga, mis on samuti väga ohtlik, sellist tegevustega ei tasu nagu absoluutselt tegeleda. Ja tänu Jumalale ta sulges selle ukse ja peale seda pole selliseid olukordasid seal rohkem enam olnud. Miks ma selle video tegin? Ma tegin selle video sellepärast, et rääkida inimestele, et kellel vähegi
on selget mõistust, siis palun hoidke sellistest asjadest eemale, et kui te vähegi hoolite iseenda ja teiste inimeste hingerahust, siis ärge tegelege selliste asjadega. Mitte kunagi ei tea ju, kes meil seal vaimumaailmast võib vastas olla ja see ei ole kindlasti mõne surnud inimese vaim. Ja need vaimud tihtipeale on väga kurjad. Mitte tihtipeale, nad põhimõtteliselt ongi väga kurjad. Mida ütleb piibel selle kohta? Esimeses Samueli raamatus räägib, kuidas oli kuningas Saul ja kuningas Saul eksis Jumala vastu ja Jumal võttis temalt kuningavõimu ära ja andis selle Taavetile. Ja samuti Jumal ei vastanud talle enam ja see prohvet, kes tõi kuningale Jumalalt vastuseid, see prohvet oli surnud ja kuningas Saulil oli nagu kitsas olukord käes ja ta läks samamoodi naise juurde, kellel oli lausõjavaim, et saada oma küsimustele vastust. Ja see olukord, see kõik lõppes kuningas Sauli jaoks väga kehvasti. Tema ise ja tema 3 poega pidid selle tõttu surema. Ma loeksin selle kirja koha ette. Samuel oli surnud, kogu Iisrael oli teda leinanud ja nad olid ta matnud Raamasse, ta oma linna. Ja Saul oli maalt kaotanud lausojad ja ennustajad ja vilistid kogunesid ja tulid ning lõid leeri üles Suunemisse ja Saul kogus kokku kogu Iisraeli ning nemad lõid leeri üles Gilboasse. Aga kui Saul nägi vilistite leeri, siis ta kartis ja ta süda värises väga. Ja Saul küsis issandalt, aga issand ei vastanud temale ei unenägude, uurimi ega prohvetite läbi. Siis Saul ütles oma sulastele, otsige mulle üks naine, kellel on lausõja vaim, siis ma lähen tema juurde ja küsin temalt. Ja ta sulased ütlesid temale, vaata, Endooris on lausõja vaimuga naine. Saul tegi ennast tundmatuks, pani teised riided selga ja läks, tema ja 2 meest koos temaga. Ja nad tulid öösel naise juurde ja ta ütles, ennusta ometi mulle vaimu abil ja lase tõusta mu ette see, keda ma sulle nimetan. Naine küsis, keda ma pean laskma tõusta su ette ja ta vastas, lase Samuel tõusta mu ette. Ja Samuel küsis Saulilt, miks sa tülitad mind, lastes mind üles tõusta? Ja Saul vastas, mul on väga kitsas käes, sest vilistid sõdivad mu vastu ja Jumal on minu juurest lahkunud ega vasta mulle enam, ei prohvetite ega unenägude läbi. Sellepärast ma hüüdsin sind, et sa annaksid mulle teada, mida ma pean tegema. Aga Samuel ütles, mis pärast sa küsid minult, kui issand on sinu juurest lahkunud ja on saanud su vaenlaseks. Issand on tõesti sulle teinud, nagu ta minu läbi on rääkinud. Issand on kiskunud kuningriigi sinu käest ja on selle andnud su ligimesele Taavetile. Et sa ei ole kuulanud issanda häält ega ole andnud Amalekile tunda tema tulist viha, siis nüüd on issand teinud seda sinule. Issand annab ka Iisraeli koos sinuga vilistite kätte ja homme oled sa koos oma poegadega minu juures. Issand annab vilistite kätte ka Iisraeli leeri. See kõik oli Jumala silmis väga halb, mida kuningas Saul tegi. Ja kellel on kokkupuuteid selliste asjadega ja te soovite vabaks saada, siis ma soovitan teil pöörduda kohaliku koguduse poole, kiriku poole, pastori poole või siis mõne tuttava kristlase poole. Samuti võib ka selle video alla kommentaaridesse kirjutada või siis otse minule kirjutada, et ma saan ka selle eest palvetada. Jeesus Kristus on andnud meile meelevalla kõndida madude ja skorpionide peal ja vaenlase kogu väe peal ja miski ei tee meile iial kahju. Meil on meelevald, meil kristlastel on meelevald kõikide kurjade vaimude üle ja me saame nende asjade eest palvetada ja nende asjade all ei pea kannatama. Ja samuti ma sooviksin siia lõppu jätta ühe palve. See on nii-öelda päästepalve. See tähendab, et me palume Jeesust, et Jeesus Kristus tuleks meie ellu issandaks ja päästjaks, sest Jeesus Kristus on ainuke, kes saab meid selliste asjadega tegelemise tagajärgede käest päästa. Kellel on soovi ja tahtmist, saab selle palve kaasa teha. Ja ma soovin omalt poolt ilusat päeva jätku ja palun lihtsalt ärge tegelege selliste asjadega.